Tere, mina olen Diana. Täna teeme sellist huvitavat asja nagu roosteefektiga rahakassat. Tänase rahakassa tegemise juures me kasutame tavalist konservikarpi, mis kindlasti igaühel jääb kodus järgi ja rändab lihtsalt prügi sisse. Et meie kasutame selle täna täitsa otstarbekohaselt ära. Loomulikult me lõikame kõigepealt kaane katki, aga selleks, et raha sisse mahuks, meil on vaja kaane sisse teha avaus. Selle jaoks me paneme selle mingi tugevama aluse peale, joonistame siia keskele selle augu ja siis me lõikame selle lahti. Augu tegemiseks me kasutame naasklit ja minul on näiteks taskunuga, millega saab väga edukalt lõigata metalli. Kõigepealt teeme 2 esimest auku sisse ja nende põhjal on kergem siis lõigata noaga. Kindlasti tuleb alla panna mingisugune paksem asi, sest see muidu rikute oma laua ära. Nii, nüüd me oleme selle augu valmis saanud ja meil on nüüd aeg seda hakata dekoreerima. Aga enne kui me seda dekoreerima hakkame, siis meil on vaja mõelda, kuidas me selle turvaliselt kinni paneme, et mingisugune võõras inimene siia ligi pääseks. Selleks me teeme sellise salapärase luku. Selle jaoks on meil tarvis 2 auku ja selle me teeme jälle naaskliga. Ja sellest august tuleb meil siis läbi panna nöör. Ja siis me saame selle turvaliselt kinni pitseerida, et keegi meile sellele ligi pääseks. Kaane peale tegime 2 auku ja purgi külje peale tuleb veel 2 auku teha. Nii, nüüd on meil augud valmis. Ja meil jääb üle see ilusasti ära dekoreerida ja siis turvaliselt sulgeda nööriga. Selleks, et me saaksime sellise ilusa, täna teeme sellise mehise kruvidega kaunistatud rahakassa. Selleks me kasutame vanu kruve ja liimipüstolit ja alustame siis selle asja dekoreerimist kõige pealt. Peab natuke hoida, et see kruvi siia ilusti kinni jääks. Nüüd peame ootama, kuni see natukene taheneb, aga nii kaua segame valmis värvi. On olemas roosteefektiga värv paberile, on olemas ka roosteefektiga värvid erinevatele pindadele, mis on juba metallik sellise efektiga. Täna kasutame tavalist roostevärvi ja et selle purgi üleni saaks üle katta, siis me kasutame nii pintslit kui švammi. Kruvide vahelt on väga raske švammiga tupsutada, sellepärast me alustame pintsliga ja pintseldame kõigepealt need kruvide vahed ära. Kuna värv on hästi paks, siis me seda enam paksemaks tegema ei pea, vaid lihtsalt kõik need vahed tupsutame pintsliga läbi. Värv muutub kuivades natuke tumedamaks ja tekitab suurema roosteefekti. Juba hakkab meil purk roostetama. Katame esimese kihi hästi korralikult peale ja laseme tal veidike ära kuivada. Ja siis tupsutame veel švamm-pintsliga üle ka. Nüüd, kui esimene kiht on ära kuivanud, saame siis švammiga üle tupsutada ja tekitada talle sellise roostese faktuuri. Mida karvasem pind jääb, seda huvitavam efekt tuleb.
Nüüd, kui meil on see värvikihi paksus nüüd ilusti ära kuivatatud, siis me peame talle nüüd andma sellise värvilaikudega roostese efekti, et ta näeks välja, nagu oleks vana. Nüüd praegu on ta lihtsalt ühtlaselt pruun. Selleks kasutame musta värvi ja oranži värvi. Pool sellise kuiva švammiga saame siis tupsutada siia peale mõned värvilaigud. Hakkame siis tegema vanandamisprotsessi. Švamm ei tohi olla väga värvine, muidu ta jätab liiga suure laigu. Ja nüüd, et oleks väheke aktsenti, siis lisame väheke oranži ka. Oranži võib segada ka natuke mustaga, et ta liiga kerke ei tuleks. Nii, nüüd hakkame tegema sellele purgile siis kinnitust, et ükski võõras inimene meie raha juurde ligi pääseks. Selleks kasutame nööri, pitsativaha ja väikest pitsatit. Teeme siia sellise silmuse. Ja selle paneme kõik pitseriga kinni. Nii, nüüd on meie rahakassa turvaliselt suletud pitseriga ja ainult meie võime seda avada. Kindlasti saab rahakassasid kaunistada ka veel erinevate vahenditega. Meie variant sai selline, aga te võite kindlasti ka kasutada šabloone. Loomulikult on kõigil teil oma ideed, nii et julget pealehakkamist ja tehke endale üks väga vahva rahakassa. Nägemist!